Lisame nüüd oma tööle sisukorra. Sisukorra lisamiseks lähme oma tööst teisele lehele, kus hetkel asub sissejuhatus. Siin lähme esimese rea peale ning vajutame Ctrl ja Enter lehekülje piiri lisamiseks. Sissejuhatus lükati nüüd kolmandale lehele, ette jäi 3 tühja rida nagu peab ning teise lehekülje peal on praegu hetkel ainult lehekülje piir. Lähme lehekülje piiri ette, vajutame 3 korda Enterit, kuna sisukorra pealkiri on samuti esimese taseme pealkiri, mille ette peab jääma 3 rida tühja ruumi. 1, 2, 3. Selekteerime need 3 rida ning ütleme, et need on normaallaadis, nii nagu peab. Ning 4. rea peale lisame sisukorra. Sisukorra lisamiseks valime ülevalt menüüst viited ja sisukord. Siin on nüüd mõned variandid, et millist sisukorda me soovime lisada. Mulle sobib siit kohe esimene variant, automaatne sisukord 1 ning valingi selle. Ja meil ongi sisukord loodud. Muidu tundub täiesti hea, välja arvatud see, et sisukorra pealkiri on vales stiilis ning ei vasta uurimustöö vormistamise nõuetele. Klikime korraks siia sisukorra pealkirja peale, lähme avalehele ning ütleme, et sisukorra pealkiri on samuti pealkiri 1 laadis. Nüüd meile lisati siia number ette, aga sisukorda ei nummerdata, ehk lähme siia S-i ette klikime ning vajutame jällegi backspace'i 2 korda. Nüüd on meil 3 rida tühja ruumi, sisukorra pealkiri, nõutud lõigu vahe, vaatame korraks, kontrollime järgi, ja 12 punkti tühja ruumi ja sisukord. Miks on selline automaatne sisukorra loomine väga mõnus, on see, et me saame seda, kui meil töö muutub, me saame seda uuendada. Näiteks, kui ma lisan sellele tööle 3. peatüki, ma lähen siia teise põhiosa peatüki alla, kirjutan siia näiteks, et siia tuleb sisu tekst. Vajutan Ctrl ja Enter uue lehekülje peale minekuks, lehekülje piiri lisamiseks, Ctrl Enter, 3 rida tühja ruumi, vaatan järgi, et need on ikkagi normaallaadis, nagu peab, ning siia tuleb nüüd juba 3. põhiosa peatükk. Selekteerin kogu selle rea ning ütlen, et see on pealkiri 1. Automaatselt meile kirjutati siia number 3 ette, nii nagu on vaja. Lähme sisukorra juurde tagasi, klikime sisukorra peale ning valime värskenda sisukord. Värskenda terve tabel ja selle peale meile nüüd kirjutati siia või lisati sisukorda juurde ka 3. peatükk koos lehekülje numbritega.